Sinu hommikusöök saab olema tee. Lihtsalt tee. Ainult tee ja mitte midagi enamat kui tee. Sinna sisse ei käi ei suhkru asendaja, ega mesi, ega mitte mingit sitta. Lihtsalt tee, vesi ja tee. Okei, sidruni võid panna. Aga üldiselt tee. Ma saan aru, et sa ärkad ülesse ja su aju üldse ei tööta ja sa ei saa üldse aru, mida sa tegema pead. Lihtsalt tee midagi. Sa saad aru, et sa pead ennast kõigepealt venitama. Sa pead oma vere ringi saama. Sa oled vedelenud terve öö otsa kusagil tekkide vahel. Sa pead hakkama liikuma. Sul peab hakkama asi toimima. Lähed ja hakkad venitama, venitad. Kui sa midagi muud pähe ei tule, siis mõtle niimoodi, et ülevalt alla. Pea, õlad, rind, selg, alaselg, jalad. Saad aru? Hakka venitama ja venita ja venita ja venita. Kui sa üritad igatepidi ja sa tajud, et no kurat nagu ei tunne seda, et venitakse asju või noh, siis ala hakkad loobuma või midagi, et ma ei oska ennast venitada, siis alati aitab toores jõud. Toore jõuga tee asi endale raskemaks lihtsalt. Hakkad venitama koos raskusega, keha raskusega. Sa saad aru, et sa oled mingi täiega ülekaaluline siga, sest et juba venituste peale oled sa higine ja kuradi tundub, et trenni teed. Aga saad aru, trenn ei ole veel alati. Tore. Pane oma hingamine tööle, higista ja lase edasi. Venita nii kaua, kuni sa tunned, et sa oled tuline. Kui sa oled ennast ära venitanud enam-vähem, sa tunned, et sul on soe olla. Olgugi, et toas võib niigi soe olla, on ju. Saad aru küll. Siis järgmise asjana sa tahad ennast põhimõtteliselt juba hakata higistama nagu teadlikult. Kui sa ennem mõtlesid, et okei, ma teen venitusi vaata ja sa lihtsalt lõid higile, okei, juhtus on ju. Siis praegu sa põhimõtteliselt tahad teha midagigi, ükskõik mida. On see hüppenöör, on see mingi jooksmine, mis iganes, aga sa tahad nüüd saada higi välja. Olgugi, et see sul võib-olla juba on. Nüüd sa mõtled ja teed kõike selleks, et sa saaksid enda naha märjaks. Kui sa vähegi saad, siis iga liigutus, iga asi, mida sa tunned, et sa nüüd tahad teha, tee niimoodi, et kogu su keha toimiks. Vaat, pane tähele, kui ma midagi teen, siis mul alati jalad on pinges, selg on pinges, käed on pinges. Kogu keha korraga peab tööd tegema. Kogu aeg. Kogu keha korraga. Kogu keha korraga. Ei ole niimoodi, et ma teen kõhulihaseid ja see on tore. Ja see on tore, aga palju toredam on, kui su kogu keha korraga näeb vaeva. Kuula oma keha. Ta ütleb sulle ise, mida sa tegema pead. Ei ole olemas sellist maagilist numbrit, et ma teen 10 kätekõverdust ja see on tore. Teed nii palju kätekõverdusi, kui enam ei jaksa. Vot see on tore. Samamoodi, kui sa teed mingisugust harjutust, eks ole. Ja siis sul tundub, et siit natukene, tead, tunnen on niisugune tunne on ju. Siis venitagi pärast seda harjutust veel ennast selle koha pealt. Su keha ütleb sulle, et sa venitsid ennast sealt vähe, venita juurde. Venita sealt nii palju, kuni see tunne läheb üle ja siis tee seda edasi ja sul on juba parem. See suhtes, et mina ei ole mitte midagi nagu kuskil maha vehtinud nii-öelda. Ma vaatan, ma tunnen, ma tajun oma keha ja ma teen sellele vastavalt. Ma tean lihtsalt seda, et ma pean kõik oma keharakud korraga tühjaks saama energiast. Minu hommik algas, ma panen vere käima, ma tõmban kõik rakud endal tühjaks, selleks, et nüüd nad saaksid päeva jooksul ennast taas täita. Ma ei tarbi suhkruid ega magusad, mis tähendab seda, et minu energia, mis läheb minu rakkudesse, on otse minu rasvavarudest. Ja selleks, et ma oma rasvasi saaksin niimoodi põletada, on mul vaja väga palju hingata. Ma tegin natukene juba eeltööd. Ma juba eile ja üle eile täiesti loobusin igasugust suhkrust. Üleüldiselt ma elus väga vähe suhkruid söön, aga ma hoidusin ekstra. Ja hoidu ka sina, tuleviku mina. See võib kõlada väheke ebausutavalt, aga alguses on sul palju kergem trenni teha. Kui sa oled ülekaaluline, siis sul on palju lihtsam saada higile, sul on palju lihtsam saada hingeldama ja nüüd ära rassi üle, selles suhtes, et võta siuke rütm sisse, kus sa tunned, et sul on nagu vaja hapnikku vaata ja hoia seda rütmi. Kui sa liiga palju puhkad trenni ajal ja see hakkab sul nii-öelda üle minema, see on paha. Sa peaksid hoidma seda niivõrd palju, kui sa saad vaikselt tasakesi olema pinge all tegema harjutusi, et sa kogu aeg oled sellises nagu surrutises raisk. Ja siis sa vaikselt teed ja toimetad ja lõpuks on sul niimoodi, et sa oled nii palju hinganud, et sa hakkab pea juba sellest ringi käima, et sa oled nii palju hinganud, saad aru. Mitte sellepärast, et sa oled mingi hullult väsinud või nii. Tore on, kui sa ka ära väsid, selles suhtes, et vaata seda asja siin edasi. Lõppude lõpuks olema sedavõrd väsinud, et ma väga midagi teha ei taha. Ma tahan rõhutada seda, et okei, sa vaatad igasuguseid videosi internetist, on ju, kuidas keegi mis trenni teeb
ja siis sa hakkad nagu ise tegema neid asju, aga üldiselt ma tahaks rõhutada, et taju, tunne oma keha, saad aru, ta ütleb sulle, kus on see õige spot sinu jaoks, kus ei ole nagu üleliia raske ja ei ole ka nagu ei miski, vaid on siuke mõnus, siuke koormus, mul nagu raske isegi sõnu võtta, aga sa saad aru küll. Sa pead ise nagu kallutama ennast, sa pead nagu leidma selle nurga, mis on nagu piisavalt raske sinu, sest et ega sul ei pea olema hantleid, ega sul ei pea olema mingisugust spordi equipmenti. Sa võid seda kasutada, kui sul, ma ei tea, pea ei võta muud moodi, mina ka ei viitsi igat pidi leiutada kogu aeg. Aga see ei ole kohustus. See suhtes, et ja raskuseid ei pea ka ilmtingimata ostma. Sa võid võtta, ma ei tea, vana tühja pudeli valada liiva täis, see on päris raske on ju, sa võid võtta 5-liitriseid veepudelid, need on ka rasked. Raskuseks. Tähtis on see, et sa tajud oma keha ja sa mõistad ise seda pinget, seda treeningut omale teha. Jällegi, mis sa arvad, kui kaua ma kogu seda nii-öelda videomaterjali kokku trenni tegin? Ma tulin trenni nii-öelda toast välja ja tundsin siuke kehaliselt, et mingi 45 mintsi sai nüüd küll tehtud. Tulin siia praegu monteerima seda kõike kokku ja vaatan, et mul on videomaterjali 1 tund ja 5 minutit. Ja saad aru, ma ei filminud kõike. Ma alustasin mingi harjutusega, lasin sellele natuke linti minna, panin kinni ja siis tegin seda nii kaua, kuni ma enam seda teha ei jaksanud. Siis vahetasin jälle kaamera positsiooni, vahetasin harjutust, lihtsalt tunde järgi, tundsin nagu natukene nagu shake'isin oma keha, mõtlesin, mis koht natukene nagu tahaks nagu valu saada, vaata, kus mul veel hea on olla. Seda hakkame nüüd piinama. Leidsin selle koha ülesse, panin kaamera käima, lasin veits linti neid harjutusi, panin kaamera kinni ja tegin seda nii kaua, kuni mina enam ei jaksa.